Tere! Ja mul on hea meel kohtuda 5. teemaplokis. Ja 5. teemaploki teemaks on siis kõik töötajatega ja siis personaliga seonduv. Ja alustame. Ja 5.1 ongi siis personalivajadus ja värbamine. See on üks lemmikumaid jälle minu jaoks sihuke teema. Et mõtiskleda ja analüüsida enda jaoks, ärimudeli jaoks läbi, milline on sinu personalivajadus, millisel kujul sa vajad seda personali. Ja siin on tänapäeval väga palju põnevaid variante, millele tasub mõelda ja mis muudavad võib-olla sinu ärimudeli veel kasumlikumaks ja tagaks ka mõne konkurentsieelise. Hakkame pihta. Et alustamegi siis hoopis nagu kaugemalt, et siis outsourcinguga. Ehk siis sa oma toodete või teenuste osutamiseks vajalikke lisateenuseid saaksid outsource ida, ehk siis nagu osta põhimõtteliselt. Ja võib ka tegelikult anda ka võimaluse seda sama teha sinu vahenditega. Et et otsida endale teenusepakkuja. Ja see on nagu see trend, mis tegelikult on väga suures nagu kasvus ja mida ma ka soovitan mõnes mõttes sellepärast, et vastutuse teemal. Et nagu ma ka varem olen rääkinud, et kui sul on nagu sa oled juht ja sul on töötajad, siis vastutus ja siis jõu nii-öelda tase on selline. Ja kui sul on sina ja su partneriks on teenuse osutaja, siis te vastutate nagu sarnaselt, igaüks nagu vastutab oma osa eest. Ja mõnes mõttes sul ka nii palju nagu kohustusi ei ole kui tööandjana. Et tasub mõelda lihtsalt, et kas see personalivajadus peab olema reaalselt töötajatega kaetud või siis sul on võimalik mingeid asju outsource ida. Nii. Miks on siis mõistlik osta teenust sisse, et siis sa saadki nagu kaardistada 2 viisi tasandit. Strateegiline tasand ongi siis see, et sa saaksid keskenduda põhitegevusele, on mõistlik ja strateegiliselt efektiivsem sul tugiteenused sisse osta, mitte neid ise teha. Reaalselt ongi siis põhimõtteliselt näiteks raamatupidamise näide on ju, et selleks, et inimene saaks tegeleda oma põhitegevusega, ta ostab minult raamatupidamisteenust sisse, sellepärast, et ei ole efektiivne, et ta seda ise teeb. Ja samamoodi ongi riskijuhtimine, et tegelikult on teenusepakkujate teadmised konkreetsest valdkonnast tugevamad kui sul. Sest igal inimesel on oma nii-öelda spetsialiteet või siis tugevus või nišš ja kui sa võtad selle väliselt partnerit selle nagu tugevuse enda ettevõttesse, siis saadki rohkem kasu, kui sa ise seda pakuks. Et ongi, et kui minu nagu tugevus on finants ja raamatupidamine, siis mul ei ole mõistlik seda endale sisse osta sellisel traditsioonilisel tugiteenuse kujul, veel teisel kujul on, pärast me räägime seda veel, aga samas, kui turunduse pool on mul nõrkus, siis seda on mõistlik mul osta siis sisse või siis omandada teadmisi sealt, et müügi coachingu programm ja nii edasi, mida ma teen. Et siis sa saad nagu veel tugevamini keskenduda oma põhitegevusele, kui su tugiteenused on kvaliteetselt ära ostetud sisse nii-öelda. Ja vähendada ka investeeringuid infrastruktuuri. Et siin on ka täpselt samamoodi see näide, et vahepeal ei ole mõistlik luua endale neid töökohti nii-öelda ruume sellisel kujul, kui sul on mõistlik osta see teenus sama asi sisse, IT-teenus sisse, siis sul ei ole vaja oma kontorisse luua IT-mehele eraldi kontor. Nii, ja ligipääs parema kvaliteediga teadmistele, oskustele, võimetele.
ja ükskõik kus maailmas, et tänapäeval tegelikult teenuse sisseostmine võib ka toimuda välisriigist, et sul ei ole nagu kohustust osta Eestist asju, siis teenuseid. Et see on nagu põnev võimalus. Ja taktikaliselt see tähendabki seda, et sul on võimalik kontrollida tegevuskulusid, parandada ettevõtte tegevuse tulemuslikkust, et samas sul on ka võimalik nagu mõnes mõttes riske maandada. Et kui sa võtad sellesse näiteks raamatupidamisteenuse ostad sisse, siis ausalt öeldes sul nagu väga ei huvita, kas see töötaja seal, kes osutab seda raamatupidamisteenust, on haige või siis terve, peaasi, et teenus oleks osutatud. Aga kui sa võtaksid töötaja ehk siis raamatupidaja endale, siis oluliselt keerulisem on tunda ükskõiksust selles suhtes, et tööandjana sa pead tagama talle siis võimaluse olla haige kodus, maksma talle haigushüvitist, on ju, ja reaalselt asendaja palkama, seepärast, et töö tuleb ära teha ja nii edasi. Et siin on väga palju kasusid sees. Ja samas on tegelikult ka väga palju selliseid teenuseid, tugiteenused eriti, mis on juba standardiseeritud ja automatiseeritud. Et see, et sa hakkad ise seda jalgratast leiutama, ei ole alati efektiivsem, vaid mõistlik on osta juba standardiseeritud tugiteenus juba sisse. Nii, et siin on väga palju eeliseid. Ja põhjused ongi tegelikult või ootused ettevõtetel ongi, et kulusid vähendada, kasvada, areneda ja tulemuslikumalt tegutseda ja vabanemine ka administratiivsetest koormustest. Näiteks ka virtuaalne assistent on üks nagu sihuke valdkond praegu, mis kasvab, et sul otseselt ju siis ei ole vaja kontorisse luua. Üldse sul ei ole vaja kontorit sel juhul, et sul ongi nagu virtuaalne assistent, sa ei pea muretsema talle arvutit, ruumi, kus ta istuks, et ta saaks tööd teha ja muid hüvesid võimaldama, vaid sa ostad selle teenusena sisse. Ja tal on kindlasti väga palju teadmisi ja oskusi, kuidas seda tööd teha väga hästi. Ja kõige tähtsam tegelikult selle asja puhul on see, et sa enne peaksid enda jaoks ära sõnastama, mis su vajadus on ja mida sa nagu tahaksid tulevikus, et sisseostmise nagu siukseks riskikohaks ongi siis nii-öelda vale teenuse osutaja leidmine. Et vale teenuse osutaja leitakse siis sellest lähtuvalt, kui sul tegelikult endal ei ole nagu ülevaadet olemas, mida sa tahad täpsemalt, et ta teeks ja sa ei paku talle ka sisendit, sellepärast et ilma sisendita tema väljundit sulle sellist ei saa pakkuda, nagu sina soovid, et ta ei ole nagu selgeltnägija, et tihti ettevõtted mõtlevad nii, raamatupidamine on, nii, võtame selle suvalise ettevõtte, nii, las ta mul olla korras, linnuke kirjas, aga raamatupidaja vajab täpselt samamoodi sisendit, et teada, mis sinu jaoks on oluline raamatupidamises. Selleks piisab tavaliselt lihtsalt vestlusest, tundega vestlust, sa saad ju aru. Ja tänu sellele ta oskab seda teenust ka sulle nagu, muidu oleks lihtsalt kulude vähendamine, aga see teenus ei too sulle tulemuslikkust sisse. Et kui ettevõtte juht näiteks mulle annab sisendi, siis ma oskan ka talle anda tagasisidet jooksvalt, et mida ta võiks muuta. Kui ta eesmärk on oma ettevõttes kulusid vähendada, siis ma võingi talle anda tagasisidet kord kuus või kord kvartalis, et nii kuule, et need kulud on ebamõistlikult suured, et otsi mõni teine teenusepakkuja, et äkki leiad mõne parema. Või siis et töötajate puhul ka, et kuule, et sul on töötajad sellised, et kuidas sa tunned, kas nende nagu see lisandväärtus, mida nad loovad, on vastavuses selle kuluga. Et minu arvates valdkonnas on keskmine palk selline ja siis sul ongi variant, kas äkki sa siis pakud selle töötajale mingit veel
lisatööd mingis temale sobivas valdkonnas ja nii edasi. Et raamatupidajana ma saan neid asju talle pakkuda, kui ma tean ettevõtte juhi ootuseid. Ja täpselt samamoodi ongi see, et ongi vaja enda jaoks ära määratleda, mis need tingimused, eeldused on, ootused ja mis see eelarve vahemik on ja mis see tulemus on, mida sa tahad nagu reaalselt, milleni sa tahad jõuda. Ja siin ongi väga hästi välja toodudki siis see kaardistamine kõigepealt. Vaatadki ja otsida endale, enda jaoks mõtled lahti ära, mis teenust sa tahaksid sisse osta. Mis on sinu jaoks siuksed nagu kriitilised asjad, nagu faktorid, mis peavad kindlalt olema ja vaatad, et otsid erinevaid pakkujaid. Kui pakkujad on välja selgitatud, siis hakkadki nendega koostööd. Et vaatad, millise pakkumise nad saadavad sulle, saad nendega kokku ja nii edasi ja siis analüüsid neid erinevaid pakkumisi. Näiteks reklaamiagentuurides on siuke huvitav trend, mida nemad soovitavad on ka, et kui keegi küsib hinnapakkumist, siis ole võimalikult personaalne ja individuaalne ja tee pigem põhjalikum pakkumine. See võtab küll palju aega, aga samas suurem tõenäosus on eristuda teistest pakkujatest ja näitab ka seda sinu nagu soovi pühenduda. Et tean, et näiteks konverentsil käisin ja seal rääkiski, et kuidas eristuda raamatupidamise turul nagu konkurentidest, mis on väga täis. Raamatupidamisturg on nagu raamatupidajaid täis erinevatel tasemetel, erinevates vormides nii-öelda, et kas on üks raamatupidaja või siis on raamatupidamisteenust osutav büroo ja nii edasi. Et ta ütleski, et nemad saadavad mingi 6 või 7 leheküljelise hinnapakkumise, et kus on väga täpselt ära määratletud, mis nad teevad, iga protsess on väga täpselt lahti kirjutatud, et kliendil oleks nagu olemas see, et kas see vastab tema ootustele, kas seal on need tingimused sees, mis tema jaoks on olulised. Ja see ka aitab põhjendada seda hinda ka, et sul on nagu hea sisu. Kui sult otsitakse pakkumist, siis sa tead, mida tegelikult teha. Aga kui sina ootad pakkumisi, siis vaata ka, et kui põhjalikult on ta valmis tegelikult pühenduma sinu ettevõttele. Ja partneri valiku puhul ongi siis hästi nagu sa uuesti kokku, lepi kokku tingimused, kindlasti leping ka. Et kuigi raamatupidamisteenuste puhul on nagu enamasti lepinguid ei ole, mõnede klientidega mul on leping, aga et see on tegelikult nagu üks nii-öelda need ettevõtted, kliendid, kes mult sisse ostavad seda teenusena, siis see on nende enda valik, kas nad tahavad lepingut või mitte. Mina peale suruma ei hakka, aga samas võiks, sellepärast et seaduse nüansse on päris palju. Nii. 6 reeglit. Kommunikatsioon. Et see, kui sa valid teenuse osutaja, see ei tähenda nii. Need on linnuke kirjas kõik. Mure murtud. Siis tegelikult sa peadki nagu ka määratlema ära, kuidas sa suhtled temaga, kui tihti te suhtlete, kas te saate kord kuus kokku või siis kord kvartalis vaatate asjad läbi. Ja määratle ka, praegu, kui te alustate, olete teie nagu 100 rollis, aga tulevikus ka, et kes see vastutav on. Ja jälgi kvaliteeti. Tihti see viga tehakse. Et mulle tuleb järjest rohkem selliseid raamatupidamiskliente, kellega ma suhtlen ja ma räägin ära, mis on raamatupidamisteenus, mis on olulised need nüansid, millele tuleb tähelepanu panna, pöörata ja selgitan, et juhatuse liige vastutab raamatupidamise eest ja selle korraldamise eest. Aga vastutus on ikka juhatuse liikmel. Ja peale seda nad hakkavadki vaatama, et oi, see raamatupidamisteenuse pakkuja, kes mul on, kassa on miinuses tal on ja kuidas see võimalik on. Ja ta hakkab nagu kontrollima seda kvaliteeti ja ta mõistab enda vastutust seal rollis. Et sa ei saa öelda kliendile, et kuule, sorry, et mul see teenuse osutaja tegi nagu jama, et tema süü, et järgmine kord ostad ikka on ju minu käest.
no ei osta. Sina ikkagi pead nagu tagama selle kvaliteedi üle kontrolli, et see klient saaks alati selle rahulolu sellest teenusest või tootest, mida sina pakud. Sa ei saa nagu vastutust täiel määral anda selle teenuse osutajale ja sa pead kogu aeg nagu kontrollima. Ja ole ka kannatlik ja nõudlik, ega nagu iga asja alguseski, ega täpselt ju ei tea, et see koostöö nõuabki nagu aega ka loksuda paika. Nii, aga järgmine uus nagu sihuke trend ja põnev asi on ühistegevuse kaudu koostöö erinevate ettevõtete vahel, et ta ei ole niisama nagu teenuste sisseostmine, ta on nagu ühine tegutsemine. Tänapäeva turuolukorras ta võib mõnes valdkonnas väga suure konkurentsieelise anda ja sellepärast on ka oluline minu jaoks sellest rääkida. Et hea näide on täpselt samamoodi seesama koolitus on ju. Mina iseenesest veel ei kvalifitseeru Töötukassa partneriks, aga mul on võimalik leida endale koostööpartner, kes kvalifitseerub selleks, et mina saaksin neid asju teha. Ja erinevad hangetel osalemised on ka nagu ühistegevuse kaudu ühendatakse ettevõtted ja nende nõud ja jõud ja hakatakse siis hankel osalema. Et ühistegevus on siis see, kus ühe ettevõtte tugevused ja ainulaadsed oskused teiste ettevõtete välja kujunenud oskustega, partneritega ühendatakse. Üheskoos ollaksegi tugevam ja mõjuvõimsam ja saavutatakse ka eeldatavasti teatav kulude kokkuhoid ja jagatakse riske. Ja eriti siis see on oluline siis, kui on majanduskriis, et need, kes leiavad selle ühistegevuse kaudu selle nagu lahenduse, on teatatavalt natukene eelistatud sellest majanduskriisist välja tulemisel. Et meil tihti ongi ka ettevõtte sees ressursside nagu sihuke ala ja üle kasutamine, et mõistlik on siis kõik nagu tasakaalu viia. Nii, ja ühistegevuse kasud ongi siis see sünergiaefekti kogemuste ja teadmiste ühisel rakendamisel. Lisaks sul on lihtsalt inimene, kellega sa saad arutada asju. Ja et allhangete täitmiseks saab ühiselt tegevusest kasu, ressursside kuluefektiivne ja tõhusam majandamine. Näiteks need samad koolitusruumid on ju, et need on mul ühe raamatupidamiskliendi omad. Ta lubab mul neid kasutada, sest temal on need alakasutuses praegu. Ja läbi selle tegelikult tal on nagu teatav mainekujundus pluss see on turundus, seepärast et minu juurde tulevad ka mõnikord tema võib-olla potentsiaalsed kliendid. Ja läbi selle ma alati tutvustan, nad küsivad ka, et mis ruumid need on, oi kui kenad ja nii edasi, et siis ma saan rääkida. Et see on nagu ressursside sihuke efektiivsem kasutamine. Ja täpselt samamoodi ma soovitan näiteks Tisslerid, need masinate ühispartnerlust, et kui sul on nagu masin, mis sul ei ole nii palju tellimusi hetkel, ta enamus aega seisab, siis otsi endale sinna partneri juurde, kes ka saaks kasutada ja leppige see graafik kokku ja te saate ilusti nagu kasutada mõlemad seda masinat ja võib-olla see partneril on veel mingi masin, mida sul ei ole ja te saate nagu omavahel jagada neid asju. Ja ruume ka, et enamasti ei ole nagu puidutööga tegelevatel mikroettevõtjatel nagu see ruum kogu aeg 40 tundi 24/7 kasutuses. Et leike endale veel partnereid, mille kaudu te saate hajutada neid kulusid. Nii. Ja siis võimalused ongi siis sihuke ühisturundus ka täpselt samamoodi, koostöö, üldkulude jagamine, siis ka täpselt samamoodi näiteks, et tellitegi mingi tippspetsialisti koolituse, kuna teil on oma grupp olemas, lisate mõlema ettevõtte nagu või kolme partneri nii-öelda töötajad kokku. Hangetel osalemine on põhiline sihuke võimalus, tooraine tellimine,
et tihti ju suurtel hankijatel on koguste teema, ehk siis sul on mõistlik ühistellimust teha, et siit te saate nagu kohe kuludest alla. Ja siis ongi erialaliitudel siis ka seadusloomes osalemine lausa. Et mõtelge seda. See on see, mida ma ütlesin, et alati ei pruugi iga konkurent olla teile konkurent. Ta võib olla hoopis koostööpartner ja ühistegevuse sihuke võimalus või kasu teie jaoks. Et vaadake oma konkurente natuke ja teise pilguga ka. On minu nagu soovitus. Ja tänapäeval ma arvan, majandusruumis see isegi toimib sellisel kujul. Et inimesed hoiavad nagu kokku ja tahavad asju ühiselt teha. Sest mis te arvate, et teised mikroettevõtjad, alustavad ettevõtjad tunnevad ennast kogu aeg väga kindlalt, enesekindlalt. Nad alati teavad, mis nende siht on ja mida nad tahavad teha, kuhu nad tahavad jõuda ja nad alati teevad kõike õigesti, kõiki tegevusi ja nii edasi. Nad on täpselt samamoodi, kahtlevad, teevad mõne tegevuse ära, siis mõtlevad, et kurja oleks võinud teistmoodi, oleks tahtnud kellegagi rääkida, analüüsida, kodus mees ei viitsi enam kuulata või naine on ja mida ma jauran oma ettevõttest, et ma ei tea, kuidas seda probleemi lahendada ja nii edasi. Et ühistegevus tegelikult ja nagu siukse nagu kogukonna loomine enda ümber loob teatava kasu ja aitab sul kasvada ka ettevõtja ja inimesena. Teine nagu siuke nagu üks formaat, millest mis natukene läheb küll teemast välja, aga ma räägin ära lihtsalt, on mastermind. Et mastermind grupid, et siis ongi, et kui sa Facebookiski otsid erinevaid kogukondi, ettevõtlikud või lapsevanemad on näiteks üks grupp, ettevõtjad on üks grupp, finantsarvestus, majandusarvestus ja finantsjuhtimise grupp on, siis seesama Krista Pilve büroo grupp on. Hästi palju on selliseid gruppe, kus tegelikult on palju ettevõtjaid koos. Ja sealt kaudu sa leiaksid endale ka nagu mitte ainult nagu selles teenuse sisseostmise aspektis või ka ühistegevuse poole pealt, lihtsalt nagu kogukonna, kes sind nagu toetab ja mastermind on formaat, põhimõtteliselt siuke tugivõrgustiku formaat, mida kasutataksegi, et sa saad nende inimestega, kellel on sarnased eesmärgid ettevõtluses, kas kasvatada kasumit või müüki või paremini turundada ennast, saad kokku ja te hakkate nagu koos kasvama. Igaüks teeb oma asja, aga samas te saate kokku ja arutate neid asju omavahel ja kellelgi on oma nägemus sellest ja nii edasi. Ta annab mingeid ideid, mõtteid, et see on nagu siuke veel vabam nagu vorm, kui sisseostmine või ühistegevus on natukene formaalsemalt. Mastermind on siuke nagu mõnus vorm enda nagu vajaduste kaardistamiseks ja mõtisklemiseks ettevõtjana. Nii. Et siin ongi see, et tegelikult ära karda seda ühistegevust. Minu arvates ei ole mõistlik nagu karta, pigem on alati võimalus sul küsida. Et kuidas mina mingite ühistegevusteni olen jõudnud, ongi see, et ma lihtsalt küsin, isegi mitte ei küsi, ütlengi, et enam-vähem, et saan raamatupidamis kliendiga kokku, on ju, näiteks selle sama inimesega, kelle käes need ruumid on. Jah, ma ei suuda otsustada, kas ma võtan endale ruumid või mitte, on ju. Et ma ei teagi. Ja siis ta ütles, kuule, et sa võid ju neid kasutada senimaani või, et kui sa tahad, et sa võid ju siin ka ju olla, et ma annan sulle võtmed ja nii edasi. Et ei teane ju. Et neid võimalusi on igal pool, lihtsalt tuleb nagu rääkida ja suhelda inimestega, ma olen seda varem ka teile rääkinud. Suhelge palun inimestega. Ärge nii-öelda hoidke nagu oma ideed hullult nagu kapsli sees, et suhelge ja otsige neid koostööpunkte, mitte nagu vastandumise ja konkurentsipunkte, vaid koostööpunkte. Et see tagab teile parema edu, konkurentsieelise. Sest et näiteks tegutsete selles valdkonnas, kus on suurtootjad, siis see sisenemisbarjäär on ikka päris suur ja koostöös on seda lihtsam tegelikult teha.
nii, et kui me nüüd võtamegi kokku selle poole, siis tegelikult see nagu outsourcing, tugiteenused, ühistegevused on enamasti sihuke tugiteenustel, ettevõtte tugiteenuseid käsitlevad võimalused. Aga mõnes mõttes on ka hea vaadata enda jaoks läbi ka need teenuse või tooteprotsessid, mis sulle ei sobi. Ja vaadata, kas seal on veel võimalik mitte võtta töötaja, vaid osta mingit teenuse osa protsessi sisse väljaspoolt. Nagu kõrvalõõgaste tootmiselgi, et seda viineri hea nali on ju, vineeri lõikamist laserlõikust osta teenusena sisse, kui osta ise see masin. Et siuke ressursivajaduste kaardistamine on see nende efektiivsem kasutamine. Aga siin ma kasutan veel ühte lähenemist, natuke võib-olla teistsugust traditsioonilisel majanduskeskkonnas on siis selline inimene nagu Erik Edmides. Eestis ta ka teeb koolitusi, ma arvan, et jah, novembris ta tuleb jälle Eestisse, on Edu Akadeemias on see Peter Ju konverents koos Robin Sharmaga on peaesineja ja siis Erik peaks ka olema seal. Et ta on siuke koolitaja, kes veab ka nagu Business Freedomi Academy ja räägib ka sellest, et mis on ettevõtlusvabadus tema jaoks ja ka elustiili ettevõtlus on ettevõtlusvabaduse üks vorma. Aga senikaua, kuni sa tunned, et sa teed seal 95% asjadest, mis sulle nagu meeldib. Ja see on hästi see koht, kus mina kogu aeg nagu analüüsin oma ettevõtmisi. Et kui seal on need protsessid, mis tõmbavad mul motivatsiooni maha ja sära silmist ära, siis ma otsin sinna rakendajad. Või siis teen midagi teistmoodi. Ma ei tee asju selliselt, et endal vastu tahtmist. Ja selleks, kuidas nagu tehnika, kuidas seda teha, ongi siis rollikaart. Et sa loodki oma ettevõttest rollide kaardi või siis protsesside ja teenuste kaardi. Sul peaks mingil määral olema juba teenuse ja toote peatükist, kus sa said nagu, pidid lahti kirjutama protsesside või etappide kaupa. Ja siis sa saadki panna sinna nagu konkreetse protsessi või tegevuse või rolli juurde nimesid. No esialgu sul ei ole mõtet neid nimesid panna, sest enamasti sa oled ise seal onju. Aga sa pigem otsi need kastid, kus sa ei soovi olla. Või siis sa oled sellest, et sulle tundub nagu lihtsam olla. Aga sulle tegelikult see protsess iseenesest ei meeldi. Näiteks raamatupidamisteenus minu puhul. Mulle ei sobi enam see tuim sisestus. No ei sobi. Ma tahaks uute inimeste klientidega suhelda, otsida uusi kliente, saada aru, mis nende ärimudel on, areneda, koos nendega analüüsida kõiki asju läbi. See mulle sobib. See, et ma nii väga istuks kodus arvuti taga ja toksiks neid dokumente sisse, see ei sobi. Selleks olengi ma siis välja töötanud enda jaoks 3 erinevat lahendust. Üks on siis IT-lahendus, ehk siis ostan teenust sisse firmalt, kes pakub mulle sobivat IT-lahendust, et need dokumendid tulevad automatiseeritud, digitaliseeritud minul programmi, et ma ei pea nii palju seda sisestustööd tegema. Teine variant, mida ma olen kasutanud, on praktikandid. Et mulle meeldib rohkem õpetada, ehk siis ma asendasin selle õpetamise ja juhendamise protsessi sellega, mis mulle ei meeldi teha. Mulle ei meeldi sisestada, nemad sisestavad ja õpivad selle käigus ja mina saan õpetada ja juhendada neid. Mulle rohkem meeldib. Et see aeg iseenesest on sama, mis ma kulutan selle asja peale, aga see sisu on teine. Nii, IT-lahenduse puhul on see, et see aeg on tegelikult ka väiksem, mis ma kulutan selle asja peale, sest IT-võimendus pakub mulle seda nagu ajavõitu. Praktikantide puhul on lihtsalt aeg vahetatud. Aeg on sama, aga sisu on erinev. Mulle meeldiva vastu. Ja 3. strateegia, mis ma siis nüüd hakkasin tegema, ongi see, et ma võtsin
ostan teenust sisse, mis tegeleb raamatupidamise teenuse puhul nende protsessidega, mis mulle nagu ei paku enam nii palju pinget, aga talle pakub. Sest et tema jaoks oligi just oluline see, et ta oli oma praktikal varem, väga tubli noor neiu, aga tema ise oma ettevõtet luua, ta ütles, et ta ei leia nagu kliente, et talle ei meeldi nende ettevõtte juhtidega suhelda ja otsida ja nii edasi. Noh, mis te pakute? Mulle meeldib või? Loomulikult mulle meeldib see. Ja tema siis teebki sellist nagu töölõiku, sellist nagu arvutis, ostuarvete, müügiarvete ja pangasaldode kontrolli pidevalt, et võtab selle sama IT-võimenduse viimistleb ära, et see IT-lahendus päris lõpuni ei tööta, aga kuna sinna on vaja ikkagi inimest vahele, siis ta võtab selle protsessi ka minult ära. Ja minule jääbki siis ettevõtte juhtidega suhtlus ja uute klientide otsimine. Ehk siis täpselt samamoodi, et iga protsess teenuse juures on võimalik lahti kirjutada ja vaadata, kas sa tahad seal protsessis olla sees ja mil määral sa tahad seal olla sees. Et okei, siin on see põhiline asi, mida ma näen ettevõtjate puhul. Nad kardavad kaotada kontrolli. Et mul on väga palju kliente ka, kes kontrollivad mind ka üle. Mis on väga tore, seepärast, et ikkagi inimlikult tulevad mingid nagu vead sisse, kui töömahud on suuremad ja nii edasi, aga hullult palju ei ole mõtet üle kontrollida, et neil ongi nagu pigem ei ole probleem selles, et nad ei usaldaks mind, vaid pigem on probleem selles, et nad ei ole valmis kontrolli vabaks laskma, sest nende olemuses on nagu suurem vajadus kontrollida asju. Siis sa võidki mõelda, kui sinul on ka selline suur kontrollivajadus, siis sa võidki mõelda enda jaoks läbi, mis on see kõige hullem asi, mis võib juhtuda. Ja kui sa lepid selle kõige hullema asjaga, siis sa võib-olla ka lepid, et sa lased selle kontrolli vabaks, et see ei olegi nii hull asi, mis võib juhtuda. Et enamasti ei ole mitte midagi hullu, mis võib juhtuda. Nii, et aga samas päris, vahepeal ikka võid kvaliteeti ja sisu kontrollida ka loomulikult seal rollis inimesel, kes ostab teenust sisse või IT-lahendus või siis võtab töötaja sinna palgale. Nii. Tihti mõeldakse, et appikene, et ma ei ole selleks valmis, kui ma võtan töötaja, siis ma pean talle palka maksma ja nii edasi ja mul ei ole sellist raha ja nii edasi. Tänapäeval inimesed ei tahagi täiskohalt tööd teha enamasti. Ära eelda, et see oleks kohe piirang. Et tänapäeval tegelikult on väga palju variante selleks, et inimesed on nagu huvitatud osalisest tööajast ja paindlikust graafikust. Et ja kui sa ei tunned, et sa ei ole valmis võtma kohustust töötaja palkamisel, siis otsi seda teenuse või ühistegevuse varianti. Ja ma julgustan teid nagu seda rollikaarti väga põhjalikult tegema. Miks? Seepärast, et see tegelikult tuleb ka äriplaani sisse natuke teisel kujul kirjutada. Ja et enda jaoks olete läbi mõelnud, kuidas te reaalselt sisustate oma töönädalat, kui teil see ettevõte on. Kas või mõtelge oma nädalakava välja, mis on need tegevused, mida te teete ja siis lisake need nädalakavas olevad tegevused oma rollikaarti. Et ja mis on see ideaalne nädalakava, mida sa tahaksid teha? Kus kohas on kirjas, et iga inimene peab 40 tundi nädalas tööd tegema? Mina küll ei tea. Ja tegelikult on väga palju mõtiskletud sel teemal, et Eestis võiks olla see nagu täistööaeg natukene lühem, et nagu õpetajatel on vist 35 tundi nädal, et ta võikski olla kuskil 30-35 tundi töönädal. Et eestlased natukene tikuvad üle töötama, aga see on nagu eestlaste vana sõna on, et kui sul on liiga palju vaba aega, siis võta veel üks töökoht.
et ega see nagu see piirangu vahendamine iseenesest ei muuda mitte midagi, kui mõttemaailmas midagi ei muutu. Mina üldiselt olen enda jaoks ära määratlenud, et maksimaalselt 25 tundi ma teen nädalas tööd. Väga harva, kui mul tuleb rohkem. Miks? Mul selline piirang on see, et siis ma olen tasakaalus, siis mul pere ja minu tööelu on tasakaalus. Et kõik nagu, ja mina olen tasakaalus läbi selle, et ma saan nagu hoida neid asju siis kõik nagu mõnes mõttes kontrolli all. Aga teiselt poolt ma tunnen ennast hästi. Ja mis see annab mulle? Mul tulubaas ei vähene selle võrra, et mõtlen, no nii, et ma nüüd teen poole kohaga tööd on, et siis ma peaks poole vähem teenima. Nalja teete või? Ma tahan ikka sama palju ja isegi rohkem teenida kui mõni inimene täiskohaga. See ei tähenda, et mul kohe nagu hakkab raha kasvama sinna suunda, kuhu ma tahan, aga mul on siht silme ees, kuhu ma tahan liikuda. Ja mis minu igakuine sissetulek on ja mis mu tunni hind on, lähtudes sellest, kui ma võtan näiteks 20 tundi nädalast, 4 nädalat on kuus, 80 tundi. Kui ma sooviks teenida näiteks 2400 eurot, jagad 80-ga ära, mis tuleb minu tunni hinnaks, mis ma võiks teenida igapäevaselt. Ma olen palju efektiivsem. Ma tean, mida ma tahan. Ma liigun sinna suunas jõulisemalt, ma olen palju efektiivsem. Et mul ei ole selliseid tagumiku laiaks istumise tunde või minuteid. Mul on kogu aeg nagu... Et aja planeerimine on loomulikult üks oluline nüanss seal juures ja positiivne sisekõne, et mis müügi poolest ma rääkisin teile ka. Et tuleme tagasi personalivajaduse ja värbamise juurde ongi see, et määratle ära, mis rolli sina tahad oma ettevõttes luua, hoida, olla ja lähtudes sellest hakka vaatamagi, mis sinu personalivajadus on ja mis on need võimalused, kuhu sa tahaksid liikuda. Et kuidas seda teha ongi siis, et võta sealt ennast nendest kastidest välja, palun. Nendest kastidest, mis sulle ei meeldi. Ja siin on ka juhised Erik Miidase poolt välja töötatud ja need nagu reaalselt toimivad, et täiesti lihtsad ja loogilised on ju. Et kui sa teed midagi alguses, siis pane kõik asjad kirja. Selleks, et sul oleks lihtsam pärast ka väljaõpetamisel, et sul on juba kõik protseduurid kirjas, sa teed selle iseenda nagu töö kõrval ära. Siis samm-sammult, et paned kirja ja õpi end ka juhina tundma, et sa ennast ei saboteeriks. Et me tihti teeme asju, mis me arvame, et meil on olulised teha. Aga tegelikult me saboteerime ennast sellepärast, et me teeme asju, mis tunduvad meil emotsionaalselt turvalisemad valikud. Et pidevalt vaata, et sa annaks igapäevaselt, oleks parem versioon endast. Et igapäevaselt kogu aeg nagu kasvaks või areneks. Väga kurb on see, et kui sa oled 5 aasta pärast samas seisus, näiteks 5 aasta pärast juba 1 kuu pärast on väga kurb, et kogu aeg nagu vaata, kus on sinu kasvu või arenemiskohad ja tegutse selles suunas. Ja 5 ongi see, et tea oma töö hinda. Et siin on väga nagu lihtsalt arvutatud välja, et öeldakse ka maja ehituses, et need tööd, mis on alla selle hinna, mis sa töö juures teenid tunnis, need osta sisse, need, mis on kallimad kui sinu tööl olev tunnihind, siis teise. Et siis sa võidad. Et vaata ja tunne seda hinda, et mis tegelikult, kuhu su raha läheb, kuhu su aeg läheb, aeg on ju raha. Et aeg on ka igal inimesel ühepalju, et kuhu su aeg läheb. Ja kas see aeg, mis sa kulutad ühte protsessi, on raha poole pealt sama, mis sa kulutaks teise, et mis see asendustegevus oleks. Nii. Ja see on minu jaoks kõige tähtsam ongi see, et kui sa tunned, et tee seda, mida sa armastad ja sa oled suurepärane selles. Mitte seda, et sa peaksid neid asju tegema, vaid neid asju, mida sa armastad ja sulle meeldib. Nii.
Ja siin on nagu ettevõtlusvabadusena ongi siis see teema, et senikaua, kuni süsteemid toimivad ilma sinuta, on siis see eesmärk, siis sa oled saavutanud ettevõtlusvabaduse. Et väga hästi on ka välja mõeldud, ongi need 5 faktorit siis juhtimise pool, et kuidas nagu juhitud on kõik ettevõtted, kas mingid protsessi saaks kuskile mujale panna. Näiteks mul üks raamatupidamisklient ma ütlesingi talle, et raamatupidajana ma olen valmis tegelema võlgnikega ja helistama neile ja saama ka juhendajatelt infot, et ta oli huvikool, et juhendajatelt info. Ja läbi selle tegelikult ma võtsin olulise tööprotsessi ära nende õppejuhatajalt, kellele ei meeldinud see tööprotsess. Ja mulle nagu sobis ja see tegi minu töö lihtsamaks raamatupidajana. Et tihti me võtame juhtimisprotsessist mingid protsessid ära välja ja me ei näe seda tervikut. Et me võtame selle protsessi ära, kui ta tegelikult loogiliselt võiks hoopis kuuluda kellegi teise juurde ja muudaks kellegi teisele annaks nagu sisendit palju tugevamalt. Et vaata, proovid näha seda ka tervikut. Nii. Ja kasuta IT-lahendusi erinevaid, mis tegelikult lubavad sul automatiseerida erinevaid protsesse ja tugiteenuseid. Tänapäeval on neid tohutult palju. Et IT-võimendus on personali puhul üks olulisemaid, et otsi endale personal sinna, kus sul on tegelikult vaja inimest, mitte arvutit. Et sul ei ole vaja nagu inimest sinna, kus arvuti juba teeb selle töö ära. Et otsi need asjad välja, mida arvuti suudab ära teha ja kasuta neid enda jaoks. Sest see on tahes-tahtmata ressursina odavam, kui palgata inimene sinna protsessi. Ja kui sina seda ei tee, siis sinu konkurendid teevad ja nad on tänu sellele edukamad, sest neil on konkurentsieelis. Nii, kuidas endale leida siis inimene või personal? Et kui sa oled enda jaoks ära määratlenud selle, et mida sa tahad, kuidas sa tahad, siis kuidas sa üldse värbad seda inimest? Siin ka, ma ei räägi protseduuriliselt on järgmine peatükk. Ma räägin natukene sellest, et sisulist poolt. Et siin on, teil oli ühes blokis juba varasemalt, et te pidite ära kaardistama esimeses blokis, kes te olete, kas visionäär, võimendaja ja nii edasi. Ja ma ütlesin ka juba siis, kui sina oled visionäär, siis otsi endale juurde süsteemi looja ja inimeste inimene näiteks. Et kui sa oled süsteemi looja, siis otsi juurde keegi, kes on nagu selline suhtleja, võimendaja. Et kui sa oled introvert, otsi juurde siis ekstravert. Kui sa oled praktik, otsi juurde siuke nagu suurema pildi nägija, kes praktiliselt ei tea, kuidas või mis ei soovi. Et otsi juurde mitte enda jaoks mugavat inimest, vaid pigem ennast täiendavat inimest. Ja siin on ka väga head nagu praktilised näited intervjuu läbiviimiseks. Et tulevikus võite seda videot ja materjali lugeda ja ma soovitan ka Erik Edmida, seal on, ma arvan, kodulehel täiesti olemas tasuta videod, need on ingliskeelsed, et neid te saate ilusti lugeda. Kui me räägime täna tegelikult töötajatest kui personalist, siis see turg on ju muutunud. Enam ei ole nii, et ettevõte valib sina. Nüüd vastupidi, töötaja valib ettevõtteid sina. Ehk siis see tagab sulle edu. See tagab ka sulle nagu võimaluse luua midagi enamat, kui sa pakud oma töötajatele midagi enamat. Et füsioloogiliselt Maslow motivatsioonipüramiidist lähtuvalt tegelikult füsioloogilised vajadused on täiesti okei, need peavad olema baasiks ja turvalisused vajadus ka, aga üldiselt ikkagi tänapäeval käib see kogu mäng, käib see sotsiaalset tunnustus ja eneseteostus all. Ja eneseteostus on üks olulisemaid asju, et enam, elustiili ettevõtlus on ehtne näide, enam ei ole töö
eraldi sinust. See ongi tööalane eneseteostus, on minu lemmiksõna, mida ma kasutan. Mul ei ole tööd, mul on tööalane eneseteostus. Ehk siis töö ja mina moodustame terviku. Ma tahan olla mina 24/7, mitte et 8 tundi töö juures ma olen keegi teine ja muidu olen mina. Et need peavad nagu kokku kuuluma ja kuidas me seda teeme, ongi see, et kui sinu väärtused, sa peadki leidma endale töötajad, kellele sobivad sinu väärtused. Ja sellepärast ei ole oluline ainult neid väärtusi määratleda iseenda ega klientide jaoks, vaid ka oluline on oma koostööpartnerite ja tulevase personali jaoks ära määratleda. Millised on sinu väärtused, mis sinu missioon on. Et töötaja peab suhestuma sellega. Kui see ei ole tema väärtus, siis sul isegi ei ole mõistlik teda tööle võtta, sellepärast et ta kohe liigub edasi. See on aja ja ressursi ja raha raiskamine. Et selgita välja, mis on sinu töötaja väärtused. Mitte need väärtused, mida ta tahab, et sa nagu kandideerides ütleb, et need, vaid reaalselt tunnetab, mis tema sees need väärtused on. Et ja ongi siuke nagu, ta peab olema nagu, ta tunneb ennast hästi. Temasse panustatakse, tema saab panustada, ta on oluline, ta on tähenduslik oma ettevõttele, ta saab kasvada, mitte karjääri suhtes, vaid just hingeliselt kasvada. Et need on need, mis tänapäeval tegelikult loevad. Et enam ei ole nagu töötaja läbirääkimiste juures nii oluliseks see palganumber, pigem see muu asi, mida sa lood sinna taha. Et pöörake sellele tähelepanu, kui te hakkate personali endale valima. Ja see on oluline, et kuna praegu on töökohti on tegelikult rohkem kui töötajaid ja see süveneb, see trend on süvenev. Ehk siis osaajaga ja mitteaktiivsed töötajad tuleb tööturul aktiivseks teha. Et siin on ka nipp, mida ma ütlen, et võiksite vaadata, otsida endale nagu selline töötajagrupp, kes ei ole aktiivne praegu turul ja keda teil oleks mõistlik ära kasutada ja aktiivseks muuta teie ettevõttes. Näiteks väikelastega kodused emad, näiteks puudega või osalise töövõimega inimesed, näiteks pensionärid. Et neile saab või alaealised noored, neile rühmadele saab väga hästi pakkuda tööd. Ja kui sinu ettevõte, siin sõltub loomulikult ärimudelist ja sinu tootest ja teenusest. Kui sinu ettevõttes on selline võimalus, siis sa võiksid kasutada neid. Ja see teiselt poolt annab sulle selle võimaluse, et osaliselt see on toetatud riigi poolt. Töötukassa poolt näiteks sotsiaalmaksutoetus on olemas vähenenud töövõimega inimeste tööturule aktiveerimise. Töötud inimesed võtta tööle, saad palgatoetust. Alaealiste noorte palkamisel on ka lisatoetus olemas. Väikelaste emadel ei ole veel. Aga täiendõppe võimalus on näiteks olemas neil. Et sellised võimalusi on tohutult palju, mis sina saaksid tööandjana ära kasutada, kui sa võtad endale töötajaks sellise nii-öelda riskigrupp, kehva öelda, aga põhimõtteliselt erilise töötaja. Heas mõttes erilise, see kõlas kehvasti, aga heas mõttes erilise, sest et nendel on hoopis midagi muud pakkuda. Ja nende lojaalsus on väga suur. Et kui sa võtadki selle alaealise noore, siis tegelikult kui sa pakud temale kasvuvõimalust inimesena, siis ta on väga lojaalne sulle. Et sa mõjutad tema elu väga palju. Isegi kui ta läheb sinu juurest ära, siis tegelikult ta ei lähe hingeliselt ära sinu juurest. Et ta jääb sulle nagu truuks ikka.
ja täpselt samamoodi, et vaata ja otsi ja see võib muutuda ka äriplaanis sinu jaoks niisuguseks huvitavaks nüansiks, mis mängib sinu kasuks. Et kui sa aktiveerid tegelikult selle tööjõugrupi tööturul, kes muidu on passiivsem, see võib muutuda sinu konkurentsieeliseks. Nii, ma loodan, et saite siit ideid, et personal tänapäeval ei tähenda kohe töötajat. Personali vajaduse kaardistamine tähendabki seda, et sa vaatad, mis tugiteenused ehk siis raamatupidamine, IT, turundus, müük sa saaksid sisse osta, outsource ida. Mis võimalused sul on ühistegevuseks? Milliseid rolle või asju, protsessiliselt, siseprotsessis asju sa oleks valmis delegeerima? Kas teenuse sisseostmise poolelt või siis võtta endale töötaja palgale. Ja kui sa võtad töötaja palgale, siis mõtle enda jaoks väga täpselt läbi, mis on need väärtused, mis sinul on ja mis peaksid olema ka sinu töötajale olulised ja panusta töötajasse teisel tasemel. Palk ei ole number 1 argument tänapäeva tööturul ja võta see lähtepunkt, et sina ei telli muusikat, töötaja tellib muusikat tegelikult tänapäeva tööturul ja sinul on vaja hoida head töötajat ja pakkuda talle midagi enamat kui lihtsalt see raha pangakontol, seepärast et see tänapäeval ei ole põhiline. Siis ta läheb lihtsalt selle sama raha eest kuskile mujale, kes teeb ülepakkumise. Et ära ole sinisilmne arva, et leiad hea töötaja ja siis ükski konkurent ei tule ja ütle, et kuule, tahad minu juurde tööle tulla, ma näen, et sa saad väga hästi hakkama. Või siis ta teeb oma ettevõtte. Kui ta teeb oma ettevõtte, ole tark ja osta temalt teenust sisse. Et vaata neid koostööpunkte. Natukene avardada teie nagu mõistet sellest personalist ja töötajatest on selle peatüki eesmärk. Aga kohtume vist on järgmine peatükk töötajate lepingud seal. Tšau!